seal ta on. Ehk siis jaa, täna on uue rattapäev. Okei. Oksad püsti. Siin siis ongi kuulus jaapanlase tuumapunker. Rohkem on maa all kui maa peal. Ole! Nende terviseks kesteetil. Okei. Küüoli ja kurikuulus Lipumägi. Jah. Aga all oli päris lihtne tegelikult. Nii, ongi põhjatelt läbi tehtud. Tadaa! Oi! Väikene amps. Koornit. Kohe paku liigaks. Järgmine korrani. Tšau. Sööd musta angust. Black Angus. Ja seal võib näha Olgerit, kes ei paisti niisama loodust, näiteks kalale. Olgeril on veekindlad kerbise saapad. Minul on siuksed saapad, mina nendega vett. Mul on niimoodi, et vesi tuleb sisse väga hästi ja läheb väga hästi välja ka. Aga Olgeril on natuke parem. Aga kui sa siukse koha peal kala ei püüa, kus sa kala püüad? Praegu mõtlen, kuidas siit üle sinna paremale saadakse, et Kärdlasse minna. Näha on, aga mõlema rattad on korraliku mudaga vaetud rehvid. Olger, räägi, miks meie rattad siuksed on? No, sattusime kuhugi auku. Sellesse auku seal, sinu selle taga, jah? No, seal on kuskil, jah. Oli väike üllatus. Korralik. Aga noh, see oli, ütleme, see oli ikkagi väga kuiv, aga... Ja oleks natukenegi vihma tulnud. Siis oleks hoopis veel hullem. Siis sinna auku me oleks jäänudki, et noh, siis on korralikult kleebinud seda muda kinni. Ja see oli Kärdla külje all põhimõtteliselt. 3 kilomeetrit Kärdlasse võid ära uppuda muda sisse. Aga õnneks on mõeldud siukestele meestele, kes sealt läbi tulevad. Muudaks puht,
plaan jookseb. Panin, ei püsti jäid, aga panin risti üle tee, peaaegu puusse pannud. Nende terviseks käis Petil. Jälle. Meil juhtus? No, liiv. Liiv tuli ette. Juhuslikult. Lihtsalt sõitsin rahulikult ja siis tuli. Järsku oli liiv. Pumm. Järsku oli kinni. Praegusesse võib natuke lahti kaevanud. Plaan on siuke, et me ei hakka järgmisest 20 kilomeetrit seda nalja tegema, vaid me lähme tagasi sinna, kus me tulime. Mandrile aitab küll. Aitab teed. No nii, nende terviseks käis Teetil. Tervist! Lavriit Latvia! Lavriit! Lavriit, Lavdjan, Lavbakar! Latvia! Lätti jõudmist tähistasime kohe Salatskõivas alkoholivaba õllega. Tervist! Me oleme Olgeriga jõudnud nüüd oma Läti teeti põhimõtteliselt nagu planeeritud alguspunkti. Alustame seda pidusöögiga. Olger sööb salatit ja alkoholivaba õlut. Mina söön jäätist ja vorsti. Ja siit. All right. No nii, oota lähikaader. Oota, ma ei saa, see ei ole nüüd hea. No nii, nende terviseks käis Teetil. Seekord Läti Teetil. Kolkasse jõudsime. Elu ei saa enam väga palju paremaks minna. Mõtled, sa päev läbi saad sõita tsikliga, tetti teha, siis pargid ennast kuskile looduskaunisse kohta, teed nõjatud tsiklile, teed õlle lahti. Päike paistab, tuul peale ei käi, lõõgastud. Kõik inimesed võiksid seda teha. Et siis oleks maailm palju mõnusam ja rahulikum koht. Head hommikud on need, mis algavad kohviga. Ja meie hommik siin Kolka tipus algab kohviga, jahvatatud kohviga. Eelnevate tettide jooksul olen ma näinud ikkagi palju hullemas seisukorras sildasid. Nii et selle väikse
värvilise lindiga. Meid küll tagasi hoida ei saanud. Nii. No motorcycling. Okay. Me oleme lihtsalt väga kehvad piktograafias, me ei saanud aru sellest märgist. No võt, siukse silla leidsime siit Irbene kandist Teti pealt. Aga siin on sellised kitsad kohal vahepeal. Me jätkub tegema. Aga nüüd, vaadake nüüd. Laps, Olger. Nüritsemas, ainult loopsemas. Ja siukene jogi. Ant läks. Võõrleb ilusti. No ei ole paha. Olger tõmbas siit välja sellise soliidse ahvenapoisi. Ühelt maalt läks heinaga ikka väga kõrgeks, nii et sadulas istudes jäi pea isegi napilt ainult välja niimoodi heina seest. Ja niimoodi tuli sõita kilomeetreid ja kilomeetreid ja kilomeetreid. Aga näha on püsti seistes ka hein rinnuni. Täiesti pimesi sõidab siin, loodame, läheb hästi. Nii, täna meil on mess ja nende terviseks, kes Tetil. Ja nüüd oleme siukse koha peal, Tett tõi meid. Ratas on pargitud kõrge kalde peale, all loksub, mühiseb meri. Võimas. Põhimõtteliselt on selle asjaga niimoodi, et mina hommikul ennem ei liigu, kui tassitäis või veel parem 2 kohvijood. Vaata meil surfsopid, kohvikud, jahisadam. Tšekkige nüüd seda kino. Ma olen turistina Pavlostas või Paavilostas ja ma hakkan hommikut sööma ja minu käes on turistu Prokastis. Prokast on hommikusöök läti keeles. Up! Kui te näete seda punni avanemist, siis tähendab ühte. See tähendab seda, et me oleme jõudnud kohale. Täna oleme Liepajas. Ja nende terviseks... Ossa! Nende terviseks, kes Tetil. Rattale panime ketiõli. Aga see, mis mul käes on, see on Tetiõli. Vot, ja väga oluline on ka panna Tetiõli. Hommik Liepajas, see on meie reisi 4. hommik siis. Olger, räägi, kuidas Liepajas läks eile? Liepajas oli äge, ma ei oska kommenteerida praegu, aga väga mõnus oli. Ning üsna kohe meie päeva alguses hakkasid meie kohal kogunema tumedad pilved. Ja üsna pea saimegi sealt ka korraliku vihmavalingu, mida jätkus kuni õhtuni välja. Läti piir, teisel pool on Leedu Vabariik. See on kämpimiskoht või? Päris hea. Lätlased ikka oskavad teha toredaid kämpereid.
seal kõik käivad, aga kurat, sinna ma vist üles ei sõida. See on see kuradi kuulus koht jah siin. Seda ma olen YouTube'i videodes näinud. Mida? Kuhu poole sa läksid üles või? Tšekkige nüüd seda kino, kus me oleme. Algaril on käes ja see tähendab ainult ühte. See tähendab seda, et me oleme mõne veekogu ääres. Ütleme spinnad. Spinna on kergelt tetistunud. Üsna tetistunud. Aga hopsti. Tšekkige seda nüüd nagu filmis. Nagu filmis. Siin ma arvan on ka krokodillid. Ja Leedu tehtud. No nii, vaadake seda. Jälle, ei tule. No ei tule. No. Nii. Ja mis puhul me selle avame? Me avame sellest sel puhul, et nüüd on meil suur asi tehtud. Läti tett on tehtud. Üks segment. Üks segment, mitu segmenti. Rannikaäär pluss veel siit mööda mööda Leedu piiri kuhu keskele välja, mis siin see suurem linn üles otsa on? See oli Jelgava. Jelgava alla välja. Nii et seda väärt. Kõmm, teiti õli läheb jälle. Siuke vend. Siit ma küll üle ei saa. Mismoodi saab kala siit minna? Ei pääse. Kena koht muidugi. Kas see on sul põllutööri? No kui rentnik ei künna, siis keegi peab ju kündma seda põldu. Ahah, ja sellega kündsid? Sellega kündsin. Väga hea. Nüüd saab kartuli maha panna. Nüüd saab kartuli maha, no võt. On küll augustikuu, aga noh, kartuli ei küsi. No näete, maainimesel ei ole mootorratas ainult lõbutsemiseks. Maainimene ka mootorrattaga künnab põllu sisse vagusid, et saab kartuli maha panna. Väga hilise sordi, ma arvan. Et siis on jõuluks. Jõuluks on valmis, saab värskelt kartulit võtta. Aga selle asemel, et koju Pärnusse sõita, otsustasin ma minna hoopis Läti tetti tegema. Labjen Latvia! Jõudsime Läti tetile. Ratastus keskel õigmine. Aga päris libedad on need ka kivid ikkagi. Aga seda ma olen kunagi KLR-iga ka Saaremaal olid teed samamoodi. Ja kui KLR-iga sai seda teha, siis miks mitte
VRF-iga. Siin on puud ka. Apst. Jõudsin siia Koiva jõe äärde nüüd. Sealt tuli. Ja sinna peaks minema. On siukene väike põige laagriplatsi. Aga jällegi koht on ju, ma kujutan ette, RMK võiks teha siukse koha peal. See oleks kindlasti väga ilus. Lätlased on teinud nii. On pannud siia ühe pingi. Ja jälle minek. Läti ootab taas kord. Veel tegemata teinud. Kuulge, aga selle kohaga on tegelikult nii, et siin on rohkem kui esmapilgul paistab. Siin on näiteks Batuut keset jõe kallast. Ilusa koha peale vaadake, mis ja seal on sild. Vana raudteesild jookseb üle jõe. Ja tadaa! Siukene varjualune. Siuke värk, et olime Olgeriga teel Valmiera poole, et minna Valmiermuisa õllekasse. Aga tee peal tulime läbi siuksest kohast nagu Brengulu või Brenguusu. Brengulu. Ja kujutad ette, siin on ka, siin toodetakse õllet, kohaliku Brengulu õlut. Ja siukses looduskaudis jõe kaldal on see õllekas, õllepabrik, teisel teed seda pole näha. Aga siinpool teed on siukene õlleaed. Ja kui me seal fabrikust mööda sõitsime, seal on mingi pood ka, kaks kuli istusid seal poes ja viipusid, näitasid, tegid siukse üheselt mõistetava liigutuse ja näitasid üle tee, et sealt saab. Ja me Olgeriga ei pidanud vastu, pidasime kinni hoopis, mitte vastu. Ja tulime siia ja sa võid küll mõelda, et see väike koht, mis see õlle on. Aga tegelikult see Brengulu õlu, noh, ma ei ütle, et ta on nüüd parem kui Labietis, aga see on üks mõnusamaid õllesid, mis ma olen joonud. Tal on selline mõrkes magus maitse. Oleme jõudnud Valmierast. Vaadake nüüd, sõbrad joodikud, kuhu me nüüd saabume. Me tulime Valmierasse, eks ju, aga nüüd me ei ole Valmieras, me oleme Valmiermuisas. Ja Valmiermuisas teatavasti tehakse õlut, Valmiermuisa õlut. Ja siin on see õlletehas ka kuskil, on Olger või? See on õlletehas, on siin väikses majas ja siin on õllepood ka. Vaadake joodikud. Oota. Ja. Ei noh, ei tõmbanud. Aga nüüd sul läheb viltu see. Vägev. Aga ma jäin ise kinni jalgu nüüd. Nii, oota, rahu, sul ei ole mustrit. Muster on läinud. Kaamera töötab veel või? Ma ei tea, vasakul tundub parem. Ai, plee, kus siin on? Kergeratas on ikka kergeratas. Teeme ägeda kaadri. Oi, mõnus. Vaat nii. Ei ole jõudu. Pasarahe. Ei, lendab. Kaadrid on olemas.
okei. Nii, me oleme jõudnud nüüd laagriplatsi. Teti ääres on tegelikult siin Lätis on need laagriplatsid on, aga ühe me leidsime. Ja vaadake, nüüd me teeme õlle lahti või Olgar juba tegi ja vaadake, mis tal kaasas on. Tal on Tetil kaasas õllekann 0,5 liitrine. See on vist isegi 400, ma ei tea. See on Inglismaalt tehtud. Aga väga ilus on küll reis. Et ei ole tegemist lihtsa mehega. Ei ole vaja purgist juba. Jaa, no väga äge. Nii, aga nüüd on siis traditsioonilise, toos tuleb öelda, nende terviseks, kes Tetil. Läks sügavaks. Ratas puhtaks. No. Easy. Okay, easy. Yeah, okay. Viis laabi. Mis see tähendab? Siin on nagu selles mõttes, et vaatad, et vähemalt on WC olemas. Aga siin WC-s on ikka sihukest nalja ma pole enam aastakümneid näinud. Kurat, siin on auk maa sees lihtsalt. The fuck? Okei siis. Ei oska midagi öelda. Ma ei ole mingi snoob. Selles mõttes, et minu nõudmised on ikka väga madalad asjade suhtes. Low maintenance, aga ma ei tea, peldik auguga maa sees. Come on. Tee, mille peale see läheb, see on juba Eesti. Final destination. See on Eesti juba. Vehi on kõva. Hipot isegi saab läbi. Vist. Kaigas! Stop! Kõll! Nende terviseks, kes on veel Tetil? Kes veel Tetil? Meie oleme. Nende terviseks, kes Tetil.